Hei, oled sa kunagi proovinud risti panna rakendust, millel on, ütleme, andmebaas, API ja kasutajaliides? Kui jah, siis sa tead seda tunnet. See hetk, kui su töölaud on täis pikki käsuridu ja skripte ja sa lihtsalt loodad, et kõik tööle läheb. Noh, tänases selgituses vaatame, kuidas kogu selle kaose võtab ja taltsuab selle ära ühe ainsa ilusa failiga. Nii, mis meil siis plaanis on? Esiteks, me räägime sellest peavalust, sellest käsitsi jamamisest. Siis vaatame, kuidas üks ainus fail selle kõik lahendab. Harrutame selle faili lahti, et näe, mis seal sees on. Seejärel paneme kõik tükid kokku ja lõpuks anname sulle kätte uue supervõime. Okei, lähme siis asja juurde. Esimene peatus, see vana hea käsitsi haldamise peavalu. Sest tead, et aru saada, miks üks lahendus nii geniaalne on, peame kõigepealt päriselt tundma seda probleemi, mida see lahendab. Mõtle korraks sellise täiesti tavalise olukorra peale. Sul ongi need almosa igaüks oma konteineris ja nüüd on küsimus, et kuidas sa paned nad omavahel rääkima. Käsitsi tehes on see, ausalt öeldes, see on üks paras peavalu ja koht, kus asjad väga lihtsalt valesti lähevad. Ja vaata nüüd seda. See siin näitabki täpselt, millest ma räägin. Vasakul on see käskude rägastik. Üks käsk andmebaasi jooks, siis pead uurima selle IP aadressi, siis linkima API sellega, siis linkima kasutajaliidese. Ja paremal üks ainus käsk. Docker Compose Up. Ja ongi kõik. Vahe on ikka nagu öö ja päev. Need ongi need päris elu probleemid, eks. Sa pead pidevalt nende IP-aadressidega žongleerima, mis iga kord muutuvad. Sa lihtsalt loodad, et andmebaas käivitab enne kui API üritab sellega ühendust saada. Ja kõige hullem, iga uus inimene tiimis peab selle sama seadistamise õudusunena uuesti läbi tegema. See on lihtsalt kohutav. Okei, aitab sellest peavalust. Räägime lahendusest. Kogu selle kaose taltsutamiseks on Docker Compose'il üks imeline asi. Üks ainus fail. See fail kirjeldab ära kogu su rakenduse, kõik osad, kuidas nad suhtlevad, kõik. See ongi sinu projekti ainus ja lõplik tõeallikas. Ja siin ongi asja point. See on deklaratiivne lähenemine. Sa ei kirjuta skripti, mis ütleb samm-sammult, kuidas midagi teha. Loo see võrk, käivita see konteiner, oota. Ei, sa lihtsalt kirjeldad, mida sa tahad. Ma tahan andmebaasi, API-t ja kasutajaliidest, mis omavahel räägivad. Ja Compose teeb ülejäänu ise ära. Võtame ühe näite, et see kõik selgeks saaks. Üks klassikaline 4-osaline to-do äpp. See on ideaalne, sest siin on kõik olemas. PostgreSQL andmebaasandmete jaoks, Node.js-i abiloogika jaoks, Reacti kasutajaliides ja Nginxi bufferserver, mis kogu liiklust õilesti suunab. Nii, me oleme nüüd rääkinud, mida Compose teeb. Aga nüüd on aeg see dockercompose.yml fail lahti harudata. See on ju Docker Compose'i süda, meie rakenduse ehitusplaan. Vaatame, mis seal sees tegelikult on. Esimene ja kõige olulisem asi, milles me räägime, on teenused ehk services. Mõtle igast teenusest kui ühest sinu rakenduse osast. API on üks teenus, andmebaas on teine. Igaüks neist töötab omas eraldi konteineris, aga nad on loodud koostööd tegema. Ja siin me näemegi seda töös. Selles dockercompose.yml failis on meil selline plokk nagu services. Ja just siin sa defineeridki iga oma rakenduse osa. Ütled, et mul on teenus nimega API, see kasutab seda Node.js image'it ja mul on teenus nimega database, mis kasutab PostgreSQL image'it. Nii lihtne see ongi. Nüüd, järgmine oluline tükk on volumes. Asi on selles, et konteinerid on oma olemuselt, ühekordsed. Kui sa andmebaasi konteinerid kustutad, siis on ka kõik andmed läinud. Volumes ongi lahendus. See on nagu väline kõva kettas, mille sa konteinerile külge ühendad. Konteineri võib kustutada, aga andmed kettal jäävad alles. Ja viimane põhikomponent, võrgud ehk networks. Kui sa käivitad oma Compose faili, loob Docker automaatselt privaatse võrgu ainult sinu rakenduse teenuse jaoks. See on nagu nende oma privaatne suhtluskanal. See hoiab asjad turvalisena ja nagu me kohe näeme, teeb teenuste omavahelise suhtluse najuväärselt lihtsaks. Okei, meil on nüüd olemas kõik pusletükid. Teenused, andmekogumised ja võrgud. Nüüd on aeg vaadata, kuidas need kõik kokku klapivad ja meie rakenduse päriselt ellu äratavad. Ja siin ongi üks suurimaid võlusid. See IP-aadressidega žongleerimine, milles me rääkisime, unusta see ära. Tänu sellele privaatsele võrgule saab sinu API andmebaasi kätte lihtsalt nime järgi. Su koodis ongi kirjas ühendu hostele nimega database ja ongi kõik. Docker Compose hoolitseb ülejäänu eest. See on tohutu ajavõit.
Ja see võrkude teema läheb veelgi paremaks. Sa ei pea kõiki teenuseid ühte suurde võrku panema. Näiteks, nagu siin näha, saame luua eraldi back-end võrgu, kus on ainult API ja andmebaas. Ja siis front-end võrgu kõige muu jaoks. Mida see tähendab? See tähendab, et kasutaja liides ei saa mitte kunagi andmebaasiga otse suhelda. See on oluline turvakiht. Aga oota nüüd. Siin on üks konks. See, et andmebaasi konteiner on käima läinud, ei tähenda veel, et andmebaasi teenus ise on valmis ühendusi vastu võtma. See võib veel käivituda ja kui su API on liiga kiire, jookseb see lihtsalt kokku. Mis me siis teeme? Ja siin ongi 2 viisi, kuidas selle probleemiga tegeleda. Lihtsam variant on Depends on, mis lihtsalt ootab, kuni andmebaasi konteiner on püsti. See on hea, aga tihti mitte piisav. Palju parem ja kindlam lahendus on Health Check. See mitte ainult ei oota konteineri käivitumist, vaid reaalselt kontrollib, kas andmebaasi teenus seal sees on terve ja valmis ühendusi vastu võtma. See on see, mida sa tahad kasutada. Nii, võtame korraks otsad kokku. Miks see kõik siis tegelikult oluline on? Miks on see tööriist, mis annab sulle arendajana justkui uue supervõime? Siin ongi lühike spikker kõigest, mida me just vaatasime. Services defineerivad, millest su rakendus koosneb. Networks panevad nad turvaliselt suhtlema, Volumes hoolitsevad selle eest, et su andmed alles jääksid. Ja Depends on koos Health Checkiga tagavad, et kõik käivitub õiges järjekorras ja just õigel ajal. Ja see siin on, see on tegelikult kullaväärtusega nõuanne. Tänapäeval räägitakse palju Kubernetesist ja suurtest süsteemidest. Aga tõde on see, et enamiku projektide jaoks, eriti arenduses ja ühe serveri meal, on Docker Compose täiesti piisav. Ära tee asju keerulisemaks kui vaja. Ja lõpetuseks jätan su mõtlema ühe küsimuse üle. Nüüd, kui sul on see tööriist, see supervõime, mis laseb sul mis tahes keerukusega rakenduse ühe käsuga püsti panna, siis mis on see äge asi, mida sa nüüd ehitama hakkad?